paigaldame meie majadele ka jahutuse süsteemi, kui klient seda soovib, aga see on ka jälle, et mida ja kuidas paigaldada, et see tegelikult on ühtepidi kliendi enda nagu, paljudel klientidel on endal nagu selline veendumus, et milliseid asju paigaldada, et kas ta on siis seinapealne split või on ta mingisugune muu lahendus, et me oleme viimastel aastatel oleme paigaldanud nii ühesuguseid kui teistsuguseid huvitavamad asjad on tegelikult ka põrandajahutused ja tegelikult need hirmud, et oi, et kuidas ma seal külma põranda peal käin. See suvi mõne kliendiga rääkides, et tegelikult täitsa toimib, tuleb leida endale see õige punkt, mis kraadini enda põrandat jahutada ja väga hästi toimib, aga veel kord, et jahutuses kõige parem lahendus on esmalt pareerida teravat päikest ja siis lisaks mingisugune jahutus juurde võtta. Seda võib küll öelda ka, et tõesti, kui veel paar aastat tagasi sellest jahutusest praktiliselt ei olnudki juttu klientidega, siis täna on see tulnud ikkagi väga päevakorda. Et meil on viimased 2 suve olnud päris kuumad või sellised kuumalained olnud pikemaajalised. Et kui sul ongi kogu suve jooksul võib-olla 2-30 kraadist ilma, siis see ju ei ole probleem, eks ilmselt ka kui üks öö on sul natuke kui sellel päeval tööl ka olid juures just, nagu tavaliselt. Aga kui on ikkagi mitu kuud ja pikemalt see kuumaperiood, siis kindlasti tasub seda mõelda. Ja jällegi selles kontekstis, et meil lähevad need klaasavad ikkagi suuremaks kogu aeg, mis siis nõuab eraldi sellist läbi kalkuleerimist, et mis see sisekliima pärast teeb sellises hoones.